Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Tere taas, oleme väikselt hingetõmbepausilt tagasi ja Elmar käis hoopis hingeldamas, et saada hinge endast välja ja mina endiselt Kristjan Anderson, hing täitsa enda sees ja oleme nüüd siin jälle EPA stuudios teisel päeval Eesti Rahva Muuseumis Tartus EPA messil ja nagu me lubasime ka eelnevalt, et räägime erinevatel huvitavatel teemadel, kutsume ägedaid inimesi saatesse, siis nüüd võtame fookuse korra noorte peale ja proovime siis aru saada, et see elu maal atraktiivne, kas päriselt ka. Ja siis oleme kutsunud saatesse 2 noort talunikku või nagu maakad, nagu te ise ütlesite siin just enne saate algust. Et kõigepealt minu paremal käel aasta noortalunik 2024 ja Paevälja talu noorperenaine Teele Eskor. Tere Teele! Tere! Ja siis tema paremal käel jällegi Eestimaa talupidajate keskliidu juht ja Ahisilla taluaia peremees Timo Varblas. Tere Timo! Tere! Nii rõõm teid siin näha ja proovime siis Elmariga aru saada, miks peaks noor inimene valima põllumajanduse, miks ta peaks sinna maale minema ja kuidas seda... Kas ta üldse saab seda valida? Jah, kas ta saabki seda valida, see on ka alati huvitav. Mõnikord ei saa. Ja kuidas siis seda teha, seda elu seal maal nagu atraktiivsemaks? Proovime siis Teele, Timo ja Ilmarga siin nendele küsimustele vastata. Ja võib-olla sissejuhatuseks teile mõlemale selline suupiste, nagu mulle meeldib kasutada seda väljendit. Et kuidas teie jala ukse vahele saite? Teele, sa võid alustada. Ma sündisin põllumajandusperekonda. See kõige klassikalisem meetod? See kõige klassikalisem meetod, see otsetee kiirde põrgusse. Okay. Tegelikult ma olengi kasvanud talus ja ma ei teagi nagu muud elu, et ma olen harjunud sellega, et loomaaeda saad sa minna ainult siis, kui põllutööd on tehtud, perereis on maamess, muud asjad juhtuvad harva, aga minu jaoks see nagu algselt oli see nii-öelda ettevõtlusesse, et nagu perenaise rolli tulemine või peremehe rolli, kuidas ta nii-öelda kõvem on, siis oli rohkem see, et ma mõtlesin, et äkki ma käin ülikoolis ära, vaatan ringi ja siis ma saabun koju. Aga paraku minu jaoks see nagu teekond nii ei läinud, sest meie talus tekkis olukord, kus oli vaja otsustada, et kas me nüüd tõmbame siis otsad kokku või lähme edasi ja see oli siis see koht, kus ma astusin ette otsa. Okei, väga julge samm. Timo, kuidas sinuga lood? Mina ei ole sündinud põllumajandusperekonda, et selles suhtes, kui vanaemal ikka oli, tolle ajal oli, igal vanaemal oli paar lehma ja siga ja nii nagu maaelu käis, sest et nõukogude võimu ajal oli sedasi toit laual ja oli elu parem. Aga need kohad, kus mina siis alustasin umbes 4 aastat tagasi ja seal oli väga selge otsus, et tegelikult minu eelnev elu oli, ma olin õpetaja üle 10 aasta tegelikult põhikoolis ja siis tulid ka endal juba lapsed ja üks hetk, kui hommikul tööle sõitsin, siis mu kõige väiksem tütar magas hommikul. Õhtul koju tagasi jõudsin, siis ta juba jälle magas. Ja siis nagu mõtled, et mis mõttes, nagu, miks seda vaja on ja mul ümber maja oli siuke 10 hektarit maad ja siis tekkiski mõte, et mis siia sobib. Et teravilja ei kasvata, loomi ei pea. Kanad olid meil enda jaoks juba olemas olnud juba siuke ka ligi 10 aastat ja nii edasi, et siis oligi mõte, et need kanad, neid saab suurendada ja väikse ala peal saab köögivilja kasvatada. Ja sinna me selle suuna võtsime ja täna meil on siis ka 3. suund veel juures, et ka lõikelilled, mida me kasvatame. Ja tuligi siuke väga selge otsus, et nüüd alustame ja nii läks. Okei, et sina siis ikkagi tulid, lõid selle, ei pannud lihtsalt jalga vahele, vaid lõid selle jala uksega maha, eks ole, ja läksidki nii julgelt sellele kõigele vastu. Just, et lõin ukse jalaga maha. Okei, võib-olla räägiks sellisest ka, et kui teie nagu selle otsuse tegite, et ma ei tea, kas te tegite endale siukse nagu plussid ja miinused nagu nimekirja ka, et aga võib-olla keskenduks sellega, et mis te nagu leidsite seal just seda nagu
seda plussi siis, mis pani teid selle otsuse nagu tegema, et noh, mõlemad rääkisite, olite mõneti nagu siukse risttee peal natukene, eks ole. Et mis siis nagu, mis need plussid olid, mis aitas teil seda otsust nagu siis pigem see suund võtta kui mitte? Timo, sa võid alustada, jah? Ja, kindlasti on plussid, pikad tööpäevad ja ilmast sõltumine. Aga ei, ilma näljata tegelikult see, et sa oled ise oma aja peremees, sa saad toimetada oma nii-öelda selles keskkonnas ja kolmas asi, et see toit, mida sa toodad, et endale ka meeldib see. Ja näha, et kust see tuleb, mismoodi sa tead, et see on puhas, see on selle kohta on ju tegelikult ka uuringuid väga selgelt, kuidas kõige parem toit on see, mis kasvab su kodukohas, eks ole, ja see mõjutab sind kõige paremini, sest te olete samas keskkonnas nagu olnud. Aga jah, et see põhiline osa oligi, et see tunne, et meil see maa on seal olemas ja et seda saaks kasutada palju paremini kui see, et ta lihtsalt niidetakse heina korra sealt, eks ole, aasta jooksul. Et ja täna me arvan, et me oleme seal, me lisaks sellele, et me kasvatame ju neid kõiki neid köögivilju ja kanu seal, lisaks sellele ka võtame ka gruppe vastu, meil käivad ka kooligrupid, lasteaiagrupid ja ka nendele tuleb see teadmine edasi nii-öelda, et aga jah, eks siuke enese juhtimine ja on küll tööd palju ja pikad päevad, aga kui sul on ikkagi suvel on 30 kraadi kuuma, siis ma võtan selle otsuse vastu, et ma ei lähe põllule, ma panen lapsed auto peale, ma randa. Põllu peale tuleb küll öösel arvatavasti minna või mingi teine aeg, aga see vabadus neid asju teha ja ise otsustada selle üle. Ja nagu ka algselt see põhiline põhjus, et koos lastega kasvamine. Nad on korra väiksed ja me saame teha seda koos. Väga armas. Timo rääkis siin selle oma aja peremehe juttu ära, aga mina lisaks seda, et noore naisterahvana oli minu jaoks hästi oluline see pereettevõttega jätmise juures, et põllumajandus on minu arvates üks neid väheseid valdkondi, kus sa saad võtta ükskõik millised muud asjad ja need sinna liita ja see annab kokku nagu hea tulemuse. Et ma õpin ise Eesti Maaülikoolis loomaarstiks ja ma saan seda otse viia oma ettevõttesse ja samas oma ettevõttest kasutada ka kui suurt praktika kohta, sest mul on pidevalt see praktika ja mul on võimalus otsustada. Lisaks on põllumajanduses, mis mind nagu motiveeris, on see, et kui palju on nagu võimalust areneda ja just selles osas, et igasugud tasuta koolitused, liikmesorganisatsioonid, nende kaudu see nii-öelda edasiminek, et see tee ei ole kunagi nagu üksluine, kui sa tahad seda teha. Et nagu täna on ju, et ma istun siin, salvestan podcasti, et kõik on nagu võimalik selles valdkonnas. Et ei pea selline sisened just kui sektorisse, olgugi, et sinu puhul on see, et sa oled sündinud, nagu sa ütlesid, sellesse sektorisse, aga siiski see on sinu isiklik otsus olnud juhtida, nagu sa ütlesid, olla perenaine või siis peremees vastavalt rolli mõttele selles sektoris, et ei ole kari hagijaid, vaid on just see, et lükatakse nagu positiivselt siis edasi, saan ma õigesti aru? Jah, ma ütleks küll, et eks, ma ei saa kunagi nagu väita, et mul ei ole tunnet, kus ma tunnen, et ma ei jaksa või et ikka nagu, mis otsus see oli, aga just nagu minu perekonna vormis on see, et meil on jagatud vastutus. Et ma küll olen nii-öelda see allkirja õiguslik isik täna, aga samas me ikkagi suuremaid otsuseid arutame läbi ja meil pigem ikkagi on see, et toetatakse. Et ma algul kartsin näiteks, et kui ma hakkasin näiteks noortalunike organisatsiooni rohkem panustama, et siis tuleb kodus see, et mis asjad, tööd ei teegi, et need, kes räägivad, et sul on nagu targemad ka teha, aga tegelikult meie pere on hästi ühistegevuse poolt ja minu perekond on nagu hästi toetav ja nad teavad ka, et see, et kui ma siin kuskil kaamera all jälle istun, et siis minu jaoks on see nagu missioonitundest, et see ei ole see, et ma tahaksin enda nägu jubedalt kuskil näidata, vaid see on lihtsalt see, et äkki mõni noor näeb ja siis see nagu motiveerib, et kas või kui mõni üks nagu noor otsustab, et kuule, selles põllumajanduses on tegelikult midagi, siis mina olen võitnud enda jaoks. Jah, sest et see hästi tihti jääb niimoodi, ma saan seda ise öelda, kui mina ei ole põllumees, aga ma olen sektoris sees kõrvaliste tegevustega, siis jääb hästi tihti mulje, et see põllumehe või põllunaise või põlduri amet on selline ikka metsikult müstiline, et sa pead olema see hunt kriimsilm reaalselt oma 9 ametiga, ettevõttejuht, finantsjuht, mehaanik, kõik jurist. Asjad. Et kui ma nüüd peaksin nagu justkui võtma selle otsuse vastu, et ma lähen ja hakkan seda tegema, siis see on nagu 3 suude ja nagu amps, mida võtta. Et samas
nagu te mõlemad välja tõite, siis seal on oma aja juhtimine. See on tegelikult vist, mina nagu mõtestan seda nii, et enamik põllumajanduses olevaid ettevõtte juhti inimesi, kes siin toimetavad, ma tean kõiki, et nad on nagu püsimatud hinged, et sul on nagu vajadus pidevalt võidelda ja siis see nagu teotahe ja kõik see, et mina näiteks, ma tunneksin ennast igavalt, kui mul oleks nagu üks asi, et ma läksin kuskile kogu aeg ainult keskendunud. Et just see, et mu päev võib olla selline, et ma olen päev otsa laudas ja ma teen mingit lihtsat tööd, aga samal ajal on see nii-öelda suur paberimajanduse pool, raamatupidamine, juriidika, nagu te mainisite, et nagu kõik see tegelikult annabki selle nagu minu jaoks selle vaheldusrikkuse sinna juurde, mille pärast mulle nagu meeldib see valdkond. Just, et siin oli, ükspäev kuulsin raadiost, kui oli uudis, kuidas Eestis 60% inimesi käib tööl selleks, et elada ja siis 16% inimesi käib tööl selleks, et eneseteostusega tegeleda. Ja võib-olla siis põllumajanduses see nii-öelda eneseteostus on ka üks asi kindlasti, mis sellele juurde aitab. Jah, ma hakkasin ise just mõtlema selle teie mõlema jutu näitel, et kui me vaatame sellist, ma tahan öelda statistikat, aga mul pole ühtegi paberit, mis seda kinnitab, et meil eelnev generatsioon ja nendele võib-olla ka eelnev oli see, et sa õppisid ühe ameti selgeks ja siis sa tegid seda selle hetkeni, kuni sa läksid pensionile ära. Et tänapäeva noor on see, kes tahab nagu pigem rutiinselt vahetada oma asju, siis võiks ju tegelikult nagu mõelda, et see rutiinitaluvus kui selline on nagu selles mõttes natukene väiksem, me tahame hästi palju erinevaid asju teha, siis võiks ju põllumajandus olla ideaalne koht, kui minna, ent me millegi pärast ikka räägime sellest ja nagu natuke see agenda selle saatel on ju ka see, et kuidagi on vaja utsitada noori sellesse valdkonda. Et mis võib olla see põhjus, miks selle peale me peame nagu eraldi energiat panema, et see ei ole orgaaniline osa, et sellisesse valdkonda tuleb inimesi juurde? No see esmane asi on kindlasti, et kõik tegurid ei ole sinu muuta. Et meil ilm on ikkagi nii, nagu ta on ja see mõjutab nagu seda Excelis seda joonealust numbrit, eks ole, päeva lõpuks. Ja kui sealt need asjad kokku ei tule, siis ja ainult missioonitunne järgi jääb, et siis võib-olla ongi natuke vähe. Aga üks asi kindlasti, mis sellel kaasa aitab ja siin on mainitud ka ja ma tean, et siin laua taga täna on vähemalt 3 noortalunikku, nii et organisatsiooni liiget, et ongi see ühine tegemine ja selles ühtses nii-öelda väljas olemine. Et minu enda jaoks näiteks see muutis, alustasid seda taluniku elu, eks ole, sealt põllu pealt ja see oli nagu esmane, aga kui see nii-öelda see noortalunike ühing ja need liikmed ja need ühtemoodi mõtlevad inimesed siia juurde tulid, see muutis nagu kohe seda olukorda. Nagu täiesti kardinaalselt, et ma ütlen täna, et ilma võib-olla selle ühinguta kindlasti võib-olla enam ei tegeleks sellel tasemel ja selle koha pealt. Ja just see, et sul on inimesed, kellega rääkida, sul on inimesed, kellega ideid põrgatada, sul on kuni sinna maani, et saab vahetada seemet ja mingit masinajuppe ja mida iganes sul vaja on, eks ole. Aga just see, et sul on see samamoodi mõtlevad inimesed, kes on jagavad oma kogemusi ja lisaks on ka väga-väga normaalsed inimesed, kellega niisamagi juttu ajada, et see on kindlasti üks asi, mis minu puhul väga tugevalt sinna kaasa aitas. Ma korra tahtsin samm tagasi ka võtta, et selle nii-öelda, kuidas neid noori utsitada, eks ole, et võib-olla korraks peaks ka rääkima nagu, et mis need takistused nagu on, et võib-olla küsiks just sinult, Timo, et kui sina nagu võtsid selle otsuse vastu, et sul oli maa oli olemas, motivatsioon oli olemas, mõtestatus oli nagu olemas, miks seda teha, et mis olid nüüd siis nagu esimesed sammud ja kuhu otsa nagu sa komistasid ja kui keeruline see sinu jaoks oli? Jah, et see otsus ära tehtud oli, siis tuligi see nii-öelda arusaam, et mis see valdkond nagu endast võib kujutada ja see on väga-väga lai. Sa peadki olema nii, nagu me rääkisime, eks ole, 7 erinevas ametis ja kõige lõpuks veel suutma toota ka veel midagi. Ja kui see kõik toodetud on, siis ka ära müüma selle, mis on just sükeste väiksemate ja kes ei tooda nii-öelda teravilja või piima, kus sul nagu müügiga tegelikult tegelema väga ei pea, eks ole. Ja kui me võtame siia juurde veel spetsiaalsed tootmised, salati tootmine, sa toodad ta valmis, sul on nädal aega, et sa see ära müüa ja raha kätte saada, sest muidu sa oled kõik kaotanud, eks ole. Et need, just see hästi suur teadmiste ja kogemuste pagas, mis tegelikult ju puudus, eks ole, ja mida pidid hakkama käpelt omandama selleks, et üldse nagu selles valdkonnas hakkama saada. Ja siis sa mõtled ja näed mingeid ägedaid asju ja tahad neid nagu niimoodi teha, siis selgub,
nii ei tohi. Eks ole, sellepärast kuidagi lihtsalt seadusandlus ei võimalda või midagi, siis sa pidid, okei, nüüd ma pean hakkama ka nii-öelda mingid riigi alusdokumente ja Euroopa Liidu alusdokumente lugema, et üldse aru saada, et kuhu siia sisse minna, et see ongi hästi nagu mitmekülgne ja sa pead olema nagu asjadega kursis. Ja see on, ma arvan, üks asi, mis kindlasti on raske, eriti alustajatele, kes tulevad väljaspoolt. Sest et siuke teadmine ju ei olnud nagu võõras, ma tean, et kartul ei kasva puu otsas ja nii edasi, eks ole, ja kuidas see kõik käib, aga et sinna juurde panna seda spetsiifikat, see on see kindlasti, mis vajab õppimist ja kohanemist. Aga kas sa tunned ka nagu seda, et kuna sa tuled nagu väljaspoolt, et kas need nii-öelda kas see on ka võib-olla nagu eelis natukene sinna siseneda, et sul on nagu mingi värske vaade natukene, eks ole, see ei ole seotud niivõrd selle traditsiooniga kui siuksega? Kindlasti, et seda olukorda, et ma tahaks teha, aga isa ei luba või midagi, et seda ei ole, eks ole. Ja teine asi ongi see, et võib-olla tõesti see värske vaade ja kui me üldse räägime sellest, et kuidas peaksid tulema sektorisse inimesed ja nii edasi, siis just eile hommikul oli ka siin noortalunike seminaril, kus Euroopas 6,5% talunikke on alla 35-aastased. Et tegelikult ja tegelikult teine osa, et keskmine vanus on 57 eluaastat, eks ole, et meil on vaja tegelikult seda põlvkondade vahetust ja seda uut asja ja minu lootus ja ka kogemus endal on see, et selle põlvkondade vahetusega tulevad ka need uued ideed. Sest et me jõuame jälle tagasi sinna, kuidas Excelis peab joone all ikkagi ka plussmärgiga numbrid olema, siis teha samamoodi edasi, mis ei toimi, siis ei tule ka seda plussi sinna, eks ole, et seal on vaja ka muutust nagu selle koha pealt. See ei kanna vilja, jah. Just. Ja teile nüüd pööraks korra pilgu sinu peale, et mida siis sina võib-olla nagu, ma võib-olla küsin nagu kahes osas, et üks on võib-olla see, et kas sinu jaoks nagu valik sellega jätkata oligi nagu sinu otsus, sinu valik või tundsid ka nagu natuke sükest nagu kohustust jätkata ja teine pool on võib-olla siis see, et okei, et mis võiks olla nagu siis see eelis just, et kui sa tuledki siis tootmisesse nii-öelda pärandiga, kui nii öelda? Okei, ma alustan esimesest poolest. Mina olen nagu hästi kohusetundlik inimene. Ma austan väga oma perekonda ja nende tööd, seega jah, ma tundsin seda survet. Tunnen siiani tegelikult, sest mina võtsin oma talu üle nii, et võtsin üle selle vanaiselt, aga mu isa on seal toimetanud prokuristina ja sama kaua, kui talu on tegelikult olnud üle 30 aasta. Ja ma sain nagu eelmisel aastal alles selle nagu kinnituse, et ma tegelikult ikkagi läksin õiget teed, kui vanaisa ütles, et kuule, mine nüüd sinna ülikooli puhkaga natuke, et vaata, kui hästi meil on. Tegelikult minu jaoks nagu kunagi ei ole seda, et on piisavalt hästi, sest me isaga oleme hästi sellised, kogu aeg näeme nagu midagi, mida parandada ja teeme selle nimel ja eks me ajame ka natuke oma joont selle Paevälja taluga, et meie nii-öelda vaatenurk äkki piimandusel on siis natuke teistmoodi. Aga nüüd jõudes siis sinna teisele poolele sellest küsimusest, et kas see nii-öelda pärandiga sissetulek on siis toeks või just kahjuks, nagu ma õigesti mäletan, siis see on hästi kahetine. Esiteks on see, et sul on olemas ettevõte, sul on nii-öelda see hüppeplatvorm, kust tulla, kust alustada, mida tagatiseks panna, kui vaja. Aga teisest küljest on sul ka see probleem, et see on minu puhul on 2 põlvkonna elutöö. See on ikkagi su pere, on ju. Et siis on nagu, mina tundsin vähemalt seda survet, et kui me käisime neid lepinguid tegemas, et me saaksime selle suure investeeringu ära toetatud, et siis ma mõtlesin küll, et praegu mina annan selle allkirja, nemad annavad selle allkirja, aga tehniliselt nagu mina vastutan selle eest, et mis sellest kõigest saab. Ehk siis ma arvan, et see on nagu igaühe oma koht, et kindlasti üks asi, mis veel põlvkonna vahetuse juures tihti ära unustatakse, on teadmised. Et mina arvan, et vanemad põlvkonnalt on väga palju õppida, aga samas ei tohi tekkida ka nagu seda olukorda, kust noor tuleb etteotsa, aga see vana praktika nagu jätkub. Et see nii-öelda põimumine tuleb leida oma vahel, aga seda on nagu nii lihtne öelda, aga tegelikult väga raske teha, sest see oleneb ju 100 asjast, see oleneb inimeste iseloomudest, teadmiste pagasist, sellest, kui hästi sa suudad midagi ära põhjendada, et jah.
Küsige midagi järgmist. Ja, ei arusaadav, et see taustsüsteem on nagu hästi oluline seal, sest see nagu mis on enne olnud, eks ole, see, mida sina ei ole näinud, on ju. Ja ma arvan, et sa saad seda alles mõista siis, kui sa jõuad ise, eks ole, sinna võib-olla oma eluea, eks ole, teise poolde. Aga siis võib-olla siis küsimus teile mõlemale, et kas see tulek võiks siis olla rohkem seotud mingisuguste nagu selliste mentorluste või sihukeste praktikaprogrammidega, mis aitab nagu, ütleme siis seda põimumist lihtsustada. Et sinu puhul võib-olla põimumine nagu suurem teema, eks ole, aga Timo puhul võib-olla just see, et nagu see sisse tulek, et need, et sa ei pea iga kivi otsa ise komistama, vaid mingisugused, eks ole, siis tõkked saad eelnevalt siis ületatud. Kindlasti see hea nõu ja nii-öelda mentorlus ja tugi on kindlasti vajalikud. Ja samamoodi, et kas ta on sul siis läbi nõuandeteenuse või läbi üldse mingisuguse kellegi spetsiaalse mingi eraettevõtte, kes tuleb oma mingit lahendust sulle pakkuma, eks ole, või mis iganes. Või siis see, et sul vanaisa ütleb, kuule, et me oleme kogu aeg nii teinud ja siis see arutelu, aga miks ja mis see tulemus on, aga äkki prooviks teisiti. Ja see ei tähenda alati, et kõik need asjad õnnestuvad, eks ole, et tihtilugu tuleb ka läbi proovida, et kuule, see ei toiminud. Et see on ka väga oluline, eks ole, ja nii edasi. Aga ma arvan, et täna just need, kes alustavad, kes sektorisse sisenevad, nemad tegelikult vajavad tuge just. Ja kui selleks on ka olemas erinevad programmid, nii nagu meil ka on ka sinna alustatud, aga näiteks väga hea näide on täna Taanist, kus sükest põlvkondade vahetamist on riiklikult toetatud ja see ei ole niimoodi, et need vahetame ära, sina lähed ära ja mina tulen, eks ole, vaid ongi niimoodi, et esiteks need kohustused lähevad järk-järguliselt üle, eks ole, samamoodi on riik pannud sinna õla alla sellele, et lähevad ka need nii-öelda varad ja vahendid üle nii-öelda järjest ja seda ka toetatakse riigi poolt ja kui on vaja investeeringuid teha ja samamoodi kui me räägime sellest vahetumisest, siis hästi oluline on mõista see, et see ei ole mingi suvaline äri kuskil kontoris, vaid see on inimeste elu. See on nende kodu, kus nad toimetavad tihtilugu, eks ole, ja andagi seda nagu lihtsalt nagu kuidagi kellelegi üle, et see ongi väga keeruline. Ja sinna on ka lisa nii-öelda mõtteid vaja, et kuidas me siis nagu ka oma elukorraldust hakkame tegema kogu selle asja juures, eks ole. Aga just siuke tugi nii-öelda, et sa saad kas või siis jah, keegi tuleb, ütleb ja kiidab sind vahepeal, et kuule, et see oli hea otsus, et tee nagu edasi, et see on kindlasti vajalik. Mul sellega tuleb kohe meelde, mida ühes varasemas salvestuses Kaja Piirfeld tõi ka välja just selle vaimse tervise teema juures, et me võib-olla isegi ei pööra nii tihti tähelepanu seda just sellele, et see ettevõtlus on tegelikult selles sektoris sinu enda kodus. Et sa ei lähe tihti peale nagu kontorisse tööle ja kontorist tagasi, et sa saad seda töö ja eraelu lahusust hoida, et see on sul kogu aeg siin. See on väga nagu lai teema, et sul, ma ei tea, kumba pidi sa võtad, et kas su perekond on siis su töökaaslased või töökaaslased on ka su perekond, et meil on küll kodus niimoodi, et tõesti nagu töö tuleb koju kaasa ja seda nagu piiri on raske seada. Me oleme arutanud seda, aga me pole sellega mitte kuskile jõudnud, sest alati on see aga, et on mingi keerulisem päev. Aga meie peres on nii, et kuidagi meil on nagu öeldud ka väljaspoolt, et meie perekond on nagu hästi lähedane, me oleme hästi avatud, aga ma leian, et see avatus ja see nii-öelda lähedus siis, et see tulebki tööst lihtsalt, et me olemegi harjunud kogu aeg koos toimetama. Külje kõrval. Aga kas sina, kui sa nii-öelda hakkasid seda üle võtma, et kas sina said piisavalt nagu enda jaoks seda nagu tuge, et oli sul nagu peres siis nagu see mentor, kes andis sulle nõu, kes utsitas tagant vahepeal, võib-olla tõmbas pidurit, eks ole, või tundsid ka seda, et võib-olla tahaks nagu mingi kõrvalt vaadet saada? Kuna meil ikkagi, ma ütleks, et mu isa on ikkagi olnud see inimene, kelle poole ma olen nagu vaadanud hästi palju nii-öelda seda välist vaadet, ma olen tegelikult saanudki läbi noortalunike, et seal inimestega suheldes, sest tegelikult on hästi palju sarnaseid kogemusi ja on teisi kogemusi, millest õppida. Aga minu puhul ongi see, et ma tegelikult olen suhteliselt alalhoidlik ja mind on just nagu tõugatud lennukamatele ideedele. Ja kõige olulisem tõesti selle nagu nii-öelda noorena sinna perekonna ette otsa tulles ongi see, et tegelikult sa saaksid tuge, sest
ma ei tea, kas probleem on minus, aga ma tahaks nagu kiita saada, kui ma tubli olen, on ju. See on üks põhilisi ju inimvajadusi, olema ausad, et sellest üle hüpata on keeruline. Ja me ei tee seda sellepärast, et kiita saada, aga kui vahepeal keegi ütleb hea sõna, siis see annab nii palju juurde. No täpselt. Mul siit nagu tekkis siuke mõte, et räägiks natuke sellest poolest ka, et te mõlemad, eks olete Eesti Noortaluniku Liiduga seotud ja olen ise ka aru saanud, et see liidu nagu üks selline missioon võiks olla ka siis see, et muuta siis see nagu noorte jaoks nagu atraktiivseks, eks ole. Ja siit võib-olla selline naljakas küsimus ka, et mis te olete ise nagu täheldanud siis oma nende nii-öelda ütleme siis kohustuste juures, et mis see kuvand on, et kas on ikkagi endiselt siuke maakatöö või on midagi nagu muutunud? Kindlasti on muutunud ja ju kogu see nii-öelda tehnoloogia areng ja kogu see tuleb niisuguse hooga peale ja see on ka väga tugevalt, eks ole, ju ka põllumajanduses sees. Et kui me räägime sellest, et keegi müts viltu peas kündis päevad läbi kuskil põllu peal, eks ole, siis sellest on saanud täna, meil on ka siin maja ees robot, eks ole, kes juba seda ise teeb, ei ole mütsigi tal peas, et see on kindlasti muutunud just selle nii-öelda toimimise ja nende nii-öelda vahendite ja kõige selle poolest, mis on tulnud meile juurde siia. Et kas päeva lõpuks ju kõik tahavad ju süüa saada ja see on see toidu tootmine, mis siin, eks ole, kõik need talunikud teevad. Ja ma arvan, kui me sellest kuvandist räägime, siis hästi oluline on ka see, et meie talud on võib-olla avatumad, kui nad olid mõnda aega tagasi. Et seda on ka välja näidata, et nii nagu minu juures käivad need lastegrupid, eks ole, ma tean väga palju talusi, kes teevad kas siis ennast selle avatud talude päeva jooksul lahti või ka muul ajal külastajal, et sa saad päriselt minna ja vaadata, kas ja kustmoodi see toit tuleb ja ma arvan, et need talulood ja need nägemine nagu kuidas see kogu see asi toimib, et see on kindlasti see, mis annab sellel positiivset sükest pöörab seda kuvandit järjest ja järjest positiivsemaks. Ja, nagu me kuulsime ju antud ürituse perenaise Kerli Atsi kohtagi, kes oli tegelikult samas kohast avatud talude päevast oma tõuke tegema seda, kus me täna oleme siin külas. Igatahes. Mina ütleks, et selle põllumajanduse kui atraktiivse valdkonna kuvandi jaoks, arengu jaoks on ikkagi väga palju ruumi veel. Et mina olen kuulnud erinevaid arvamusi sellepärast, et tihti seostatakse ju põllumajandust kohe sõnnikuhaisuga ja need traktorid, mis panevad meil maante kinni, et ma ei saa neist, et tekitavad kolonni. Ja miks neil kogu aeg kuumikud jalas on? Jaa, vot. Ja siis ka see, et põllumehed kogu aeg vinguvad, et neil on raske, aga tegelikult sõidavad ise maasturitega. Et need on need stereotüübid. Aga mida mina olen nagu enda jaoks mõtestanud, et Timo rääkis ka siin nendest uuendustest, aga täna on see, et ma võin öelda, et ma olen noor, ma käin koolis, ma kuulen neid kogemusi. Palju kardetakse põllumajandussektorit, sellepärast, et ikkagi on nagu levinud see arusaam, et sa oledki laudas, tööriietes, teed rasket tööd, on ju, aga samal ajal, tegelikult täna me teame, et keda meil põllumajandusse vaja on. Meil on vaja spetsialiste, kes oskavad seda tehnikat kasutada ja sellest maksimaalselt välja võtta. Et nagu minu enda laudas on ka 2 lüpsirobotit, aga nad ei tööta, nad töötavad, on ju, aga see, kuidas nad tööd teevad, on ikkagi inimese teha. Ja sama on ju põllu peal tegelikult. Aga kuidas, lõpeta. Ei, oli okei. Ma tahtsin võib-olla sinna jõuda, et siis, et sa rääkisid, et see pikk maa on nagu minna, et seda atraktiivseks nagu muuta, et mis see Noortalunike Liidu näiteks vaade on, et kuidas siis seda atraktiivseks muuta, kuidas panna siin, ma ei tea, 20-aastaste Margot, kes tuli just Tallinnas gümnaasiumiga EPA messile, et ta vaatab, et jah, ma nüüd tahaks tõesti seal seltskonnas olla, ma tahaks seda tööd teha, et nagu, mis on need instrumendid või mõtted seal taga? Mina ütleks, et see on ikkagi inimeste kogemuste jagamine ja täna on see ka tegelikult see, et kui ma võrdlen nüüd selle ajaga, kui mina nii-öelda kaela hakkasin kandma, ehk siis juba ma ei tea, 5 aastat tagasi, siis täna on põllumajandussektorit oluliselt palju nagu rohkem juba meedias ja see on nagu nii lühikese aja peale see areng, on ju. Et täna sa võtad ju võib-olla see on asi ka algoritmides, on ju, aga et kui ma võtan oma sotsiaalmeedia lahti, siis ma näen nii palju nagu põllumajandusteemat juba. Samamoodi, nagu
seal salat on ju noored kasutavad väga palju TikTokis on ka ju põllumajandus täiega trendib, et nagu minu jaoks on see nii lahe ja nüüd ma kuulen järjest rohkem inimesi, kui nad kuulevad mu nagu tausta, et siis alati nagu öeldakse, et issand, kui lahe, kas ma võin külla tulla seda poolt. Aga sisuliselt on see lihtsalt tegelikult igaühe meie teha, kes me siin aktiivsed oleme, et me lihtsalt nii-öelda näitaksime seda, et davai, tulge, siin on lahe. Räägi oma lugu ühesõnaga. Timo, sinu käest võib-olla küsiks nagu rohkem sellist, ütleme, organisatsiooni, eks ole, katsuorganisatsiooni juhi vaatenurka, et kui palju saaks siis, ütleme, selline huvide eest võitlemine ja suunata seda rohkem siis nagu poliitikasse ja riigi poolt seda nagu tõuget, et muuta see nagu selleks, nii-öelda selleks nagu ägedaks nii-öelda valdkonnaks, et kuidas sa sealt poolt nagu kommenteerid seda? Ma arvan, et üks oluline asi on see, millest on ka palju räägitud, on see nii-öelda altpoolt üles juhtimine, eks ole. Et kui need päriselt need ideed nagu põllu pealt läbi, siis erinevate organisatsioonide ja kogu selle kadalipu jõuavad siis ka sellesse, et kuidas meil siis määruseid ja seaduseid tehakse. Et see on kindlasti üks asi, et see talunik ise tunnetab, et see, mis ta ütleb, sellel on mõju. Et kui ta näeb nagu probleemi, et neid probleeme on nagu võimalik lahendada, mitte nagu peaga vastu seina joosta, eks ole, et see on üks asi kindlasti, mis aitaks nagu sellele kaasa, et talunikud ju ise lahendavad igapäevaselt kõik miljonid probleemi, mis neil tekib ükskõik kus kohas, eks ole, ja nagu keeruline on selle koha pealt, kui sa näed probleemi seadusandluses ja sa ei saa korda seda. Et see on kindlasti üks asi. Aga teine asi, mis ka seda nii-öelda organisatsioonide puhul seda mainet toob, on ikkagi see, mismoodi need inimesed kokku tuuakse nendes organisatsioonides. Et kui me täna räägime siin just nendest noortest ja sektoris alustamisest, siis täna, kui me räägime, teile ka mainisin nendest koolitustest ja kõigest sellest, et koolitus ei ole sellest, kuidas kartul maha käib. Seda saab ka, eks ole, aga seal on väga lai spekter sealt vaimsest tervisest, ärijuhtimisest, kuni raamatupidamisest, kuni AI ja kõigini välja, eks ole, et need on ka kõik need oskused, mida sul siin vaja on. Ja läbi selle propageerimise, ma arvan, tõuseb ka see teadlikkus inimestes, et see põllumajandus on tegelikult väga kompleksne ja lai teema ja kus on seda eneseteostust võimalik teha hästi-hästi paljudel aladel. Ja samas, kui sektor ise on kohas, kus oodatakse sisenejaid, siis see on ju parim koht, kuhu minna, sest et lahtisest uksest on lihtsam sisse jalutada kui sellest, mis on lukku keeratud. Kui pead jalaga maha lööma nagu Timo, eks ole. Just, et eks meil siin on ka barjääre ees väga palju, et kui me täna räägime sellest, et lihtsalt tulla, siis nii nagu mainisid, mul oli see maa olemas, eks ole, aga täna maa on kallis ja praktiliselt ju kohati ka kättesaamatu üldse. Et kui sul nagu põhilist tootmise ressurssi sa pead kuidagi nagu väga keerulist teed pidi saama, et siis see ongi keeruline. Ja sealt tulevad kõik need teemad nagu põimuvad, et jah, hea küll, et naabrimehel nagu on seal ja tahaks nagu lõpetada, aga samas ta ju elab seal, et kus ta siis kolib ja nii edasi, eks ole, et kõik need hakkavad sealt nagu kokku jooksma. Aga mis võikski olla nagu selline mõte, et nüüd loome mingisuguse kujutelma, et ma olen Õismäe korteris ema juures elan, aga mul on tugev innovatsioonitunne ja ma näen, et täiesti vahel, see on tegelikult see, mida ma südames olen kogu aeg tahtnud teha. Aga mul on see ema korter siin, kus ma olen ja ma tahaksin sektoris minna, et mis on nagu reaalselt nagu need võiks olla nagu võimalused nagu seda algust teha. Nagu just see maa probleem on tõenäoliselt nagu see esimene, et kas täna on mingid toetused, meetodid selle jaoks olemas mõeldud? Noortel on sektorisse sisenemiseks, eks ole, siis alustamise toetus, mis aitab neid sellest esimesest osast üle ja tahaks loota, et järjest enam tuleb ka neid nii-öelda jätkuvaid meetmeid sinna, et kui me aitame selle noore või sealt Lasnamäe korterist, eks ole, põllule sinna, et väga kenad on seal kohal, aga ta peab seal ka edasi toimetama, eks ole, ja need investeerimisvajadused on nagu kogu aeg. Et see on kindlasti nagu üks toetuspool. Teine pool, mida nagu võib-olla tuleks ka rohkem propageerida ja millega teha, et tegelikult ei olegi vaja ka seda maad sul. Ja kui meil täna vaatame ka nära, mismoodi meil tulevad uued tegijad sektoris, nii kui mina, eks ole, mul ei olnud maad võimalik saada suures mahus, et siis mis sinna väikse ala peal toimib? Mismoodi me saaks ära kasutada neid alasid, et kui me võtame siin hästi moodne sõna on ettevõtete virnastamine näiteks, eks ole. Et kui me võtame mõne 1000 hektari teravilja kasvataja, eks ole, ja ma tahaks kasvatada hektari peal köögivilja, seal 1000 hektari sellel kasvatajal, see maa seisab, see on mingi lollakas nurk, kuhu ta oma masinatega ei pääse, eks ole, aga teine saaks seal kasvatada väga edukalt mingit köögivilja või mis iganes toimetada, et ka niisugused lahendused tegelikult on need, mis aitavad jälle sektorisse rohkem nagu siseneda.
See on päris huvitav mõte, see virnastamine. Ma just hiljuti lugesin Põllumehe teates täpselt see, et suur teraviljakasvataja praktiseerib ka nii-öelda taastav põllumajanduse praktikaid, kus siis üks nagu oluline printsiip on see nii-öelda elus loomade siis mulla peal hoidmine ja siis tema oli ka, et ta ise nagu loomi ei ole kunagi pidanud, ei oska, ei tea väga, aga siis lasi teisel ettevõttel, kellel loomad on, oma maade peal siis nagu tegutseda ja siis tema poolt tulevad, eks ole, loomad ja see nii-öelda know-how ja kõik see ja siis teiselt poolt tuleb jällegi see maa, ehk siis toimub siuke nagu nii-öelda selline jällegi siuke virnastamine, nagu sa ütlesid. Just, ja nad tegelikult ei võitle selle ressursi pärast, nad mõlemad annavad sellele juurde, eks ole, et seal 1+1 võrdub. Võta ja anna, jah, täpselt, jah. Hästi, ma siia lõppu tahaksin teie käest nagu küsida siis täpselt see 20-aastane nagu Margo, kes nüüd meid kuulas ja tuleb nüüd teie juurde ja siis küsib teie käest, et kuule, kas ma peaksin minema põllumajandusse? Mis te talle vastaksite? Ma ütleks, et proovi. Et see ei pea ju kohe nagu looma ettevõtet ja hakkama toimetama nii, et täna on väga palju võimalusi. Näiteks Eesti noortalunikega me korraldamegi avatud noortalunike üritusi, kus sa saad siis tulla ettevõttesse külla, tutvuda nende looga, vaadata ringi. Samamoodi on ju tegelikult võimalus, kui sa oskad küsida, saada kuskile töövarjuks või praktikale või kui sellel Õismäe härral on igav, siis ta või proua, okei. Et siis äkki tal on igav, äkki ta tahab minna näiteks kooli ja proovida mõnda kutset omandada. Et see tegelikult ei ole ju probleemiks täna. Et just nagu erinevaid võimalusi on nii palju ja seda katsetamist, et kui sul tõesti ei ole midagi teha või kui sind huvitab, siis ma nagu näen just seda, et mujal käies sa näed ja avardad oma silmaringi ja äkki seal kuskil talu põõsaste vahel sul tuleb mingi hea idee ja sa leiadki oma ettevõtte. Ja kui see sulle ei sobi, see on ka okei. Muid võimalusi on veel ju, kuhu suunduda. Ja, eriti kui sa tuled niimoodi, et sul ei ole seda pagasid kaasas, eks ju, kus sa pead lähtuma. Ja eriti kui sul ei ole 200 lehma kaasas. Ja seda vanavanemate legasit seda. Just, et ma arvan ka, et ja pangalaene. Neid saab võtta. Katsetamine on nagu selles suhtes väga hea lahendus, et tõesti kas siis läbi praktikate või muude ja see on ka alati hea mõte, et kui sa mõtled, ma kasvataks nüüd kapsast, eks ole, siin 10 hektarit ja küll ma siis teeks, pane kõigepealt endale peenar kuhugi või kui sul ei ole endal seda varianti, siis on meil erinevad kogukonnaaiad ja neid võimalusi tegelikult, kus katsetada seda, et kas sa suudad seda kapsast siis hoida nagu hooaja vältel nagu elus ka, et ennem kui sa teda nagu suurelt maha külvad, et just siuke proovimised, katsetamised ja see, mis on ka täna ju selle talupidamise ja toidu tootmise juures ju alati võimalik on nagu skaleerida, et me alati võime üles minna või allapoole minna, et kui sa näed, et mingi ala peal mingi asi töötab, siis sa saad alati seda juurde panna. Okay. Et keegi ei eelda, et kui sa hakkad põllumajandus tegutsema, siis 1000 hektarit miinimum. Kohe ettevõtte juhiks ja kõigepealt, eks ole. Jah, mis võib olla ka natukene selline väär arusaam, et jällegi, mis minu enda peas võib olla ka kunagi üle 5 aasta tagasi, et põllumees, eks ju, see sama see, kummikud jalas ja tegelikult ma saan aru, et ma täna töötan nagu ettevõtte juhtidega, see on lihtsalt üks vorm ettevõtlust. Aga siia juurde ma tahan öelda ka selle, et kindlasti on ka haridus ja selle hariduse omandamine nagu ülioluline. Et kui sul ka nagu puuduvad, sul on mingid praktikad, aga kui sul teadmised puuduvad sellest nagu laiemalt, et siis soovitan ka seda väga-väga tugevalt, et kas erinevate kursuste või kutsekoolide või ülikoolide näol, et minna ja õppida seda, et saada need teadmise pagas alla ja selle põhjalt hakata üles ehitama oma seda tegevust. Mina tahtsin lisada, et tegelikult on üks asi, millest me väga tihti ei räägi, on see, et me räägime siin talunikest ja ettevõtjatest, aga tegelikult põllumajandusse on ju oodatud spetsialistid, et sa ei pea ju omama ise oma 1000 hektarit, vaid sa võid seal peal majandada ja sa saad samamoodi tegeleda, aga sa oled palgatööl. Täpselt, et me kuidagi alati eos, mis iganes valdkonnas on see, et ma tahaksin oma ettevõtja, siis ma olen oma enda ajajuht, mis on see, et tegelikult sul pole õrna aimugi, kui palju rohkem tunde sa sinna alla paned versus palgatööle. No ma vahel mõtlen ka, et kui ma saaksin nagu elus midagi teistmoodi teha, et siis äkki ma oleksin võib-olla mingi spetsialist, äkki mul tuleb veel see võimalus, kui ma oskan oma ettevõtte lõpuks nii juhtida, et ma ei taha seal kogu aeg koha peal olla. Aga täna mul nagu meeldib see. Just. Ja. Seega neid uksi, mis on tegelikult lahti, neid on kõrvuti väga palju erinevaid, eks ju.
ma arvan, et põllumajanduses, eriti nagu Eestis, et see, kuna me ikkagi oleme nagu nii suurelt arenevad ja siin on huvi ja siin tegelikult ma arvan, et on seda tulevik, mina selles mõttes, ma olen tulevikumeelne, ma usun, et igasugu võimalusi tuleb veel, et sa lihtsalt pead nagu kuskilt alustama ja neid ideid, mida teha, ma usun, et neid on väga palju. Väga lahe, igatahes loodan, et Margo, kui sa seda kuulasid või meid vaatasid, said siit endale mõtteid kaasa, et ei ole asi nii raske, ei pea olema kohe ettevõtte juht või 1000 hektarit kuskilt endale nii-öelda kokku kraapima, võid ka olla lihtsalt palgatööline, et kui see sind huvitab, siis on olemas sellised noored ägedad vahvad inimesed Noortaluniku Liidust ka ja meie Elmariga ütleme ka, et väga tore jutuajamine oli, loodame, et tekitasime siit mõtteid juurde inimestele, just noortele inimestele, sest põllumajandus vajab noori inimesi. Nii et suur kummardus, suur tänu teile, Timo, et leidsite aega, et olete jätkuvalt oma aja perenaised ja peremehed, et leidsite aega siia tulla ja oma mõtteid meiega jagasite täna, nii et soovime teile edu ja kõike head. Aitäh! Aitäh teile! Ja stuudiost jätkame kohe pea EPKK sarjadega edasi, nii et ärge minge kuskile, tulge juba peagi tagasi. Kohtume!